2 seebipastat, õigemini 1. Tegin valmis, riivitud seep, õrnal tulel niimoodi kuumutad, keedad ja siis kaltsineeritud soodat siia vähekene juurde, teerusikatäis veniv. Jäi siukene veniv pasta, teda on halb võtta, sellepärast et ta nagu, näete, jääb nagu venima, nii. Siis uurisin, kuidas saab paksendada siis tärklisega. Õpetatakse tärklist, vaatasin, ega see tärklis tegi valgemaks ja ilusamaks, selle pasta see on kollakas, see on valgem. Ja riivitud seepi juurde. No panin riivitud seepi juurde ja siis on üks meetod, et ta ei oleks nii veniv, et ta siis peab kuivama. Kuivab, näiteks jällegi ma kasutan seda lihakarpi, pärast saab ära visata, kui tahta, et õhukese kihina siis kuivatan. No vaatame, sellised katsed, et mis on see põhimõte on selles, et ma saaksin teda nagu niimoodi võtta, et ta ei veni järele. Et praegu jah, lihtsalt venib järele ja selle venimisega ma kogemata jälle kuskile venib valesse kohta. Et hea oleks, kui ta nagu niimoodi tükis oleks. Mul on ka paksemad pastat tulnud, ma panin rohkem sinna soodat. Aga seekord ma tegin selle õpetuse järgi, et ütleme 2 liitrit vett seal, 70 grammi seepi või rohkem. Ja siis teerusikatäis seda kaltsineeritud soodat, siis ta jäi selline. Ta kindlasti ei ole halb. Ja ta ei ole täiesti vedel, et ta nüüd pudelisse peaks minema. Muidu laia suuga pudelisse võib seda panna. Aga siit ma proovin. Ma panen otse teda pesutumlisse, pesusekka. Et ta on allergikutele ja kõike. Ja tärklisega, mina polnud seda kuulnud. Aga tärklis võib paksendada. Ja isegi ei häiri nagu pesu pesemise juures. Nii, oot, ma proovin nüüd kinda käest ära saada. Ja video siis katkestada.